No tere taas, käes on siis 19. mai ja oleme lõpuks siis jõudnud sinnamaani, kus kogu buss on saanud 3 kihti värvi peale ja rohkem me hetkel seda ei plaani värvida. Ehk siis saab hakata vaikselt kokku tagasi lappima. Et hakkangi kõigepealt proovima siia neid kapi uksi ette panna ja siis vaatab igasuguseid muid vidinaid kaardina siine ja valgusteid, mis sai maha maetud, et saaks need ka tagasi. Aga esmalt ma hakkan ära kiskuma neid igasuguseid teipe. Kohati on ilmselt vaja kipsinoaga kaasa aidata, sellepärast et 3 kihti värvi jätab ka teibi peale siukse randi, et võib selle värvi kahjustada, kui seda hakata jõuga ära kiskuma. Aga selge, ma siit toimetan ja ma arvan, mingi aeg näitan teile jälle, mis siis tehtud on ja kuidas see tulemus jääma hakkab. No nii, nüüd suurest laias laastus sain need teibid ära. Aga kuna see teibid on olnud siin circa 2 kuud äkki peal, siis see liim on üpris kõvasti kinni jäänud tihendi külge, et pean neid ka mingi hetk väikene puhastama, aga praegu üritan selle kogu läbu siit maast ja bussist kokku korjata ja siis hakkan vaikselt detaile külge kruvima, kui meelde tuleb, mis kuhu käib. No nii, vahepeal panin siia laua tagasi, et oleks neid kapi uksi kuskil peal kokku panna. Ja siia said kapi uksed paika. Kiitke või laitke, minu meelest oluliselt efektsem kui see vana puidutooni värv oli siin. Et nüüd hakkan tegelema selle poole kappidega. Panen need uksed ka ära, siis saab panna suurele kapile juba ja siis WC ruumile ukse ette. Nii, sain siis vahepeal ka need kapid ilusti paika. Natukene kriuksuvad, aga eks tuleb ära hilitada. Ja nüüd vaatan siis need suuremad uksed on siia, panen kõik lukud külge ja siis tõstan paika ja kruvin kinni. Nonii, suured uksed on ka ette pandud, et ma arvan, et väga vinge. Nüüd jäävad veel panna need rolookaardinad ette, siis katuseluugi katted ja siis hakkab vaikselt juba looma. Et ma vaatan, kas viitsin kohe edasi toimetada või mitte. Aga teie jaoks selgub see kohe, mina hakkan alles selle peale mõtlema. Panin siis vahepeal selle ühe rolookaardina siia ära. No ütleme nii, et kui ta on ikka puhtaks pestud ja auto on ise ka valgeks värvitud seest, et ülinais, et väga värske näeb välja. Et siit otste pealt on tal küll need otsakorgid on veel puudu, aga nendel on kinnitused katki, et ma vaatan, mõtlen mingisuguse süsteemi välja, kuidas ma need ilukatted ka sinna paika tagasi saan. Aga muidu hakkab päris hästi looma. Et panen veel köögile siia ära selle rolookaardina ja proovin siia laste naride akendele ka ära panna, et tõin toast juba need katuseluugi katted ka siia üles ära. Et panen need ka ära. Ja kui on, ütleme, sükene suurem stuff on ära pandud, mis toas on ees, et ma hakkan alles siis tegelema igasuguste valgustitega, et kuna meil jah, oli alles vannitooremont või õigemini see vannitooremont endiselt veel kestab, aga pluss veel matkaauto asjad, et siis on kõik toad on igasuguste kola täis. Et saaks natukene toast asju ära ja samas saab ka matkaauto natukene rohkem kokku, et ja nii on. Vaatan, toimetan siin edasi ja siis räägime päraspoole uuesti, et ma timelapsi ei hakka panema, sest et see on täpselt seesama asi, mis ma lahti võtsin, siis samamoodi panen nad kokku tagasi ka. Ja ma arvan, seda ei ole võib-olla jah, kõige põnevam vaadata.
aga kindlasti näitan seda tulemust, kui nad on paigas. Sest et siis näete, kui ägedaks meil see elu siin muutub. Minu meelest üli äge. Aga selge, ei lobise rohkem, toimetan. No nii, sain siis need rollokaardinid ilusti kõikidele akendele ette ära. Panin ka lakke katusluugi ümbrised ära. Ja siia taha panin ka ära köögioma ka. Köögioma peaks vähekene modima, siin läks midagi nässu. Et juba kõveralt jäi see. Aga kuna kell on juba kohe 11:03 õhtul, siis ma ei vitsi sellega täna enam tegelema hakata. Vaatan homme õhtul peale tööd. Kui on valgem õues. Sest et mul praegu siin ei ole ühtegi lampi. Või nii palju, kui need vanad LED-ribad siin näitavad, isegi näitavad midagi. Teeb valgemaks küll. Aga jah, selleks korraks ma arvan, tõmban selle video kokku. Ehk siis järgmises videos näitan, kuidas ma panen siia selle laera, mis me mustaks tegime. Teen vähekeselt eest kabiini osa ka puhtamaks. Ja siis vaatan, hakkan valgustid asju tagasi panema. Ja siin selle küttekeha siis katte võtsin ka maha. Ja plaan on see värvida valgeks, et ostsin siis kuumakindlat, ma ei mäleta kas 600 või 800 kraadist värvi. Ma ei tea, kas siin peaks olema kuumakindel või mitte, aga ma igal juhul tossin, kuna ta tegelikult soojaks läheb ja las ta siis olla igaks juhuks kuumakindel värv. Et siuksed asjad on veel teha, jah. Igasugused need LED-tulukased asjad tagasi panna. Siis saab põrandat pael panna LVT-d siia maha. Ja ega siis hakkab suures laias laastus nii-öelda sisu kokku saama nendest asjadest, mida ma siis ise hetkel teha saan. Et ootan, millal saab veel salongi detailid valmis, et viisin küll paar nädalat tagasi sinna sõbra juurde tegemisse, et neil just tol hetkel suured projektid lõppesid. Aga siis tal jäi endal laps haigeks. Ja nüüd ta on 2 nädalat ise olnud kodus lapsega ja nüüd järgmine nädal ta läheb reisile. Ehk siis ega täpselt ei teagi, millal selle salongi kätte saab, aga loodan siin äkki paari nädala jooksul, ehk siis mai lõpuks äkki ikkagi oleks võimalik hiljemalt see kätte saada, et selle ajaga ma saan veel ära teha need viimased detailid, mis siin on, pluss köögi tasapind, et selle tahame teha ka samasuguse halliga nagu kapid on. Ja siia uksele tahaks tegelikkuses ideaalis saada mingisugust õhukest plekki, mille ma lõikaks siia täpselt välja ja liimiks ta siia kinni. Ja seda siis selle eesmärgiga, et kuna meil on niisugune komme, et kui me käime reisimas, siis me ostame külmkapi magneteid. Ja meil on vanast bussist võtsime ära need magnetid, kus me käinud oleme ja oleks juba äge, kui me saaksime siia ka panna, et aga kuna ta hetkel ei ole metallis, siis magnetid ei hakka kinni ja pole ühtegit muud metallpinda ka, et siis mõtlesime, et teeks siukse asja, vaatan, otsin, kus ma äkki saan mingisugust õhukest plekki. Ja see kapi sisu on vaja ka veel tegelikult ära värvida, et sellepärast ma siia ka kapi just ette ei pannud. Aga muidu on ju selles suhtes äge, kõik on ikkagi valge, puhas, värske. Et ilmad on õnneks ka väga head praegu, et saab uksi akned lahti hoida, et seda värvilõhna saab siit vähemaks tänu sellele tuulutamisele. Et jah, aega võttis, värvimine võttis tegelikult isegi, ma arvan, circa 1,5 või 2 kuud. Ma isegi täpselt enam ei mäleta, millal me selle esimese värvimise tegime ja kokku kulus meil siis tegelikult nende kapi uste ja seinte ja lagede värvimiseks siis 11 liitrit värvi. Et nii on, aega läks sellepärast ka kaua, et kevad on meil perekonnas või suguvõsas on niisugune aeg, kus
on kõigil enamasti sünnipäevad ja siis väga mitmed nädalavahetused läksid sinna ära, et oli vaja sünnipäevadel käia, pluss enda laste sünnipäevad olid ja nii edasi. Et ei olnud lihtsalt aega sellega tegeleda, aga kuna nüüd on ilmad juba niivõrd head ja tahaks jubedalt kuhugil juba minna matkama, et paljud on juba küsinud meilt ka, et millal me auto kokku saame, et läheks juba tegema üheskoos mingisugused väljasõite. Et siis nüüd siis näeme ka kõik, et me hakkame juba vaikselt asju tagasi panema ja ma arvan, lõpp ei ole enam väga kaugel, et enam kindlasti kuid aega ei lähe, et ma arvan, siin sihukene õhtuti mul on võib-olla nädalakene veel nokitseda siin salongis ja siis väljas on vaja ka ju rehvid veel ära vahetada, summutil on vaja teha need keevitused ära ja siis selle piduriga tegeleda, et siis saab ka ülevaatus ära teha ja kui juba ülevaatus on peal ja sisu saame ka kätte, siis ma arvan, et tuleb ka kohe varsti esimesed väljasõidud sellega. Aga mis siin ikka, olge mohedad, jälgige ikka meid, tellige meie kanalit ja likeige, kui teile see asi meeldis ja pange siia alla kommentaariumisse kirja, mis teie arvate kogu meie sellest projektist, et kuidas teile lõpptulemus meeldib, et kui me saame kunagi kõik selle asja täiesti kokku, siis ma teen ka ühe sihukese ülevaatlikuma video sellest kogu bussist. Aga selge, olge ikka mohedad ja näeme juba järgmiste toimetamistega. Tšau!